Tere! Mis te arvate, miks on täna meil siin sellised palmioksad? No, kes ütleb? Debi? Debi äkki ütleb, miks on meil palmioksad täna? Õige, sellepärast, et meil on palmipuude püha. Ütleme kõik koos. Palmipuude püha. Kõikidel pühapäevadel ei ole nimesid, aga sellel pühapäeval on oma nimi. Ja selle nime sai see pühapäev selle järgi, et ühel päeval natukene enne seda, kui Jeesus löödi risti, läks ta ühte suurde linna ja selle linna nimi oli Jeruusalemm. Ja inimesed seal linnas võtsid teda vastu kui kuningat ja siis selle märgiks nad panid põrandale sinna tänava peale maha oma riideid ja kui nad said ja palmid olid lähedal, siis nad võtsid palmioksi maha ja laotasid palmilehti ka sinna maha ja võtsid niimoodi Jeesust vastu sinna linna. Ja sellepärast ka hüütakse seda pühapäeva palmipuude pühapäevaks. Ja enne kui meie ka proovime ühe palmi lehe teha, tahan ma rääkida teiega natukene perekonnast. Nii, vaadake ümberringi. Tundub, et on. Juba 3 nädalat, mitte kuskile ei lähe ja kogu aeg on. Just, see on sinu perekond. Ja kui sa nüüd, kas sa oled kuulnud, et keegi on sulle öelnud, et sina oled kellegi moodi oma perekonnast? Oled sa kellegi moodi? Kas sa oled emme moodi või issi moodi? Kõik vaatavad kogu aeg väga pingsalt ja ütlevad sulle ka, kelle moodi sa oled. Kas sa oled rohkem emme moodi või issi moodi või kas sa oled näo poolest emme issi moodi või sa oled tegude poolest emme issi moodi. Igal juhul, kui peres on lapsed, siis ema ja isa tahavad ka, et need lapsed oleksid nende moodi, mitte kellegi võõra inimese moodi. On nii, naabrite moodi. Ikka meie pere moodi. Ühel päeval kuulsin just, kuidas väike Jordan, nüüd juba 3-aastane, hüüdis oma 6-aastasele vennale. Mitu kolda ma pean sinule ütlema? Ja siis mina kuulasin ja mõtlesin, ta räägib nii minu moodi. Ja siis, kui Jordan sai aru, et see asi mõjub, siis nüüd me kuuleme seda päris tihti, kuidas Jordan läheb venna juurde ja ütleb, mitu kolda ma pean veel seda ütlema. Et lapsed tahavad olla ka oma emade-isade moodi. Ja Jeesus on öelnud, kui sina võtad Jeesuse vastu oma südamesse ja ütled, kallis Jeesus, tule minu südamesse elama ja juhi minu elu sina, siis sina sünnid Jumala perekonda. Ja mis sa arvad siis, kelle moodi võiksid sina siis minna seal Jumala perekonnas? Meil on 2 perekonda. Üks perekond on see, kes on sinu ümber praegu ja teine perekond on igavene, see on Jumala perekond, kuhu saab ka sündida. Ja kui sa oled sinna sündinud, siis Jumal ütleb, et ta väga-väga soovib, et sa võiksid iga päevaga rohkem minna Jeesuse sarnasemaks. Ja selleks, et ma teaksin, milline Jeesus on, sellepärast me käime pühapäevakoolis, nüüd me kuulame pühapäevakooli, me kuuleme jutlusi, loeme raamatust ja saame teada, missugune on meie taevane aru. Selleks, et me saaksime olla rohkem tema moodi. Ja siis me saame öelda üksteisele ka, õed ja vennad, sellepärast, et me oleme taevasest perekonnas koos. Nii, aga nüüd sellel kaunil ja ilusal palmipuude pühal
tahame me ju oma kodus ka näidata, et me oleme väga rõõmsad selle taevase isa üle ja saame teha endale palmioksad. Nii, ja see ei ole üldse raske. Ma ütlesin teile, et teil on vaja rohelist lehte. Palmilehed on rohelised, eks ju. Ja 2 rohelist lehte. On sul 2 rohelist lehte? Vaata, kas sul on 2 rohelist lehte. Siis on vaja sul joogikõrt. Siis on sul vaja kääre ja liimi ja rohkem ei midagi muud. Nii, nüüd võtad sa need 2 lehte ja murrad kokku. Supsti! Ja 2 lehte on kokku murtud. Niimoodi näed, siin on keskkoht ja kokku murtud. Nüüd võtad selle käega, kus sa kinni hoiad, võta siit kinnisest poolest. Emmetissid jälgivad. Võta kinnisest poolest kinni, et kui sa kääridega lõikad, et sa seda kinnist poolt ei lõika. Ja proovid siia lõigata siukse lehekuju, et alt jääb laiaks, aga ülevalt läheb kitsaks. Lihtsalt see ei ole nii tähtis, nii hops ja siit ülevalt läheb kitsaks. Niimoodi jääb siukene kaar. Sobib? Saime hakkama? Väga tublid. Nüüd, kui sa, ja üks asi veel, ära veel lõpeta, pane see niimoodi ja lõika siit üks 3 nurk ära nii. Näed, üks 3 nurk, hopsti, ja ta jääb sul niimoodi. Näed? Väga hea. Nüüd vaata siia. Nüüd võtad need 2 lehte üksteise küljest lahti. Nii, võtad liimi ja paned liimi ülevalt alla, sups, ja teisele ka ülevalt alla, sups, liimi täis. Nüüd võtad pulga ja paned siia keskele. Hopsti, nii et alla ulatub, kui ta üles äärde ei ulatu, vaata, et alla äärde ulatub. Ja teine pool pane peale talle, näed jah, pane teine pool talle peale, hopsti. Nii, ja nüüd seal, kus liimi on, sealt niimoodi, veel nühi üle, siis ta jääb siia külge kinni. Nii, ja vot siukene labidas tuli sul. Tuli kõigil? Jaa, nüüd võtad sa käärid kätte ja kukud lõikama sälke. Niimoodi ükskõik, kui paksud sa tahad või peenikesed sa tahad, sa lõikad niimoodi hopsti siia, näe niimoodi sälgud sisse. Kõpsti, kõps, hopsti, sälgud sisse ja selle järgi nagu alt on ära lõigatud see 3 nurk, eks ju, et nad on natuke viltu tulevad, need sälgud. Nii, ühelt poolt lõigatud, keerad ja lõikame teiselt poolt, vaata nüüd. Nii, hopsti, hopsti, niimoodi. Näed sa. Ja juba paistab meile siit üks ilus palmioksakene. Nii, valmis. Minul on sellised kõrred, nad on päris jämedad, et mina sain võtta ühe vildika ja panna siia sisse ja siis ma saan niimoodi lehvitada. Saan lehvitada. Ja teate, mis me lehvitades ütleme? Me ütleme, Jeesus on kuningas. Ja niimoodi saame lehvitada talle neid palmioksi. Ütleme kõik koos. Jeesus on kuningas. Ja saate palmioksi lehvitada. Te saate täna päris mitu palmioksa kodus teha. On nii, võib-olla sel ajal, kui emmetissid nüüd kuulavad edasi, siis teie saate palmioksi teha. Teeme nii, et oli sul vaja 2 paberit, kõrrekene, käärid ja liim. Ole tubli!